Tere, mina olen Ivar Kuussev ja tänane video tuleb natukene teistsugune selles osas, et ma jagan natuke rohkem, kus ma oma elus praegusel hetkel olen ja mis toimub. Et üheks mu eesmärgiks siin kanalil on ka dokumenteerida enda elu ja oma protsesse ja rääkida ka natukene haavatamatel teemadel mõnikord. Et võib-olla mõni saab suhestuda, võib-olla mõni saab inspiratsiooni, võib-olla mõnel on lihtsalt vaja seda kuulda, et keegi teine elab ka sarnaseid asju läbi. Igal juhul, täna ma räägin magusa söömisest. Tänase video idee särtsatus tuli mul viimasest audioraamatust, mida ma kuulasin nimega The War of Art Steven Pressfieldilt, kus räägitakse loomeinimese suurimast vaenlasest, milleks on resistance ehk vastupanu, vastuhakk, vastuseis, kuidas iganes seda eesti keeles öelda, nende enda sees. Mulle meeldib inglise keeles see sõna rohkem, nagu see kõlab ka nagu resistance, nagu siuke siis meie enda sees elav, võib öelda elajas, millega iga loomeinimene seisab silmitsi ja kellega ta peab tegelema. Et nii paljud ettevõtmised, laulud, maalid, luuletused, mis iganes loomingud jäävad lihtsalt tegemata, jäävad selle taha, et see resistance saab võitu loomeinimese üle ja lihtsalt ei juhtugi, nad ei saagi ilmsiks. Aga resistance'isse tuleks suhtuda täie tõsisusega ja teadlikult ja see on elukestev protsess. Selles raamatus oli ka selline tsitaat Sokrateselt nagu "The truly free individual is only free to the extent of his own self-mastery." Nüüd kui ühes tsitaadis on sõnad sees free ja self-mastery, siis sellel kohe kindlasti on minu tähelepanu, sest et self-mastery on üks minu eesmärkidest ja igapäevane protsess ja freedom on üks mu suurimaid väärtusi elus. Nüüd kui ma endaga üdini aus olen, siis on üks teema, mis hoiab mind elus tagasi, mis ei lase mul päris vaba olla, mis ei lase mu geeniusel avalduda, mis ei lase mu täiel potentsiaalil avaleda. Ja selleks on magusa söömine. Võib kõlada natuke naljakalt, aga nii see on. Millist magusat mulle meeldib süüa? Noh, mu lemmikud on šokolaad ja pähklid igas erinevas vormis. Nii pähklišokolaadid kui pähklid, mille ümber on šokolaad. Anything goes. Ja mul on praktiliselt alati seda kodus olemas ja ma söön peaaegu iga õhtu seda. Aga sellest nädalast ma katkestan selle tsükli ja ma olen seda ka varem teinud, aga iga kord tagasi laskunud. Aga ma ei anna alla, ma saan sellega hakkama. Üldiselt on mul enesedistsipliiniga kõik väga hästi. Ma olen selles osas saanud väga hea kasvatuse oma emalt. Ja ma olen pidevalt endale tõestanud, et ma suudan endale antud lubadusi hoida. Ja ma olen endale tõestanud ka seda, et ma suudan kõikidest võimalikest sõltuvust tekitavatest ainetest näiteks loobuda. Olgu selleks kofeiin, nikotiin, alkohol või kas või arvutimängud. Et kui ma ühel hetkel otsustan, et nüüd on kõik, ma enam ei tee, ei taha, siis nii ongi ja pole probleemi, ma saan hakkama. Nüüd ainuke asi, millega ma seda suutnud ei ole, on suhkur, valge surm. Huvitav on see, et magusa söömine just viimasel 5 aastal, kui ma teadlikkuse teel olen olnud, just siis on see mu elus nagu väga aktuaalne. Just siis olen ma cravinud magust kõige rohkem. Ja ma olen kuulnud, et ka paljudel teistel inimestel on sama moodi olnud, et kui nad asuvad teadlikkuse teele, kui nad ärkavad, mingisugune halb harjumus või lihtsalt mingisugune muster, mingisugune pahe. Pahe on ka halb sõna, ma ei tahaks öelda. Mingisugune muster tuleb nende ellu juurde, justkui nagu vastukaaluks. Et see on huvitav.
millest see tuleneb? Ei tea. Ma olen magusa teemaga oma elus tegelenud väga palju, lähenenud sellele erinevatest vaatepunktidest ja teinud endaga tööd selles osas. Näiteks ühe mediteerimise käigus mul keha saatis sõnumi, et ma sain nagu teadlikuks või jõudis minuni arusaamine, et ma alateadlikult ma seostan magusa söömist sellega, et ma olen armastust väärt. Et kui ma söön magusat, siis ma olen armastust väärt. Mu keha tunneb seda nagu. Et see tuleneb juba lapsepõlvest, kus iga kord, kui oled tubli poiss, tehakse pai ja antakse kommi. Ja mitte ainult mu enda vanemad, kõik täiskasvanud mu ümber, lasteaiakasvatajad, kõik. Või samamoodi jõuludel oled tubli laps, käivad päkapikud, tavad kommi. Et see on nagu siuke pidev programmeering. Ja huvitav ongi tegelikult ka see, et sellise programmeeringu käigus meile jääbki uskumus, et me nagu peaksime midagi tegema selleks, et tunda ennast armastatuna, et tunda, et me oleme armastust väärt. Et mis tegelikult ei ole nii, et nüüd täiskasvanu eas ma olen jõudnud selleni, et ma olen armastust väärt ka olles lihtsalt mina ise kogu oma olemuses. Ma ei pea selleks midagi tegema otseselt. Aga see on juba teine teema, tulles magusa teema juurde tagasi. Ka koer ju treenitakse niimoodi, et nad saavad millegi heaga hakkama, neile tehakse pai ja antakse midagi head süüa. Ka meie kehad on osa sellest loomariigist, see on planeedil. Neil on oma teadvus ja neid saabki niimoodi ka programmeerida. Et iseenesest ma olen jälle selle teooriaga nõus, et me peaksime ennast pidevalt premeerima. Ka väikeste asjadele, kas või päeva jooksul saab millegagi hakkama, siis tasub ennast tunnustada, ennast premeerida. Väike konks on siin see, et seda ei tohiks teha sõltuvust tekitavate ainetega, nagu kofeiin, nikotiin, šokolaad, mis iganes. Et see on väga libe tee. Aga paraku enamus inimestel pausid töö vahel just nendest ainetest koosnevadki. Ühe teraapia käigus sain ma kontakti selle osaga endast, kellel meeldivad naudingud. Ja ma taipasin, et mu elus on väga suurt rolli mänginud naudingud. Et ma tunnen, et see on nagu mingisugune ürgne vajadus mu sees nautida elu ja tunda naudinguid. Ja nendega on nagu elu elamist väärt. Nüüd ühel hetkel oma elus ma hakkasin neid naudinguid järjest eemaldama. Lihtsalt sellepärast, et teatud perioodil sai neid liiga palju ja mul sai lihtsalt küllalt ja mõtlesin, et aitab. Ei ole mul nagu nii palju neid asju vaja. Aga ühest asjast, millest ma ei suutnud loobuda, on suhkur. Mu keha näitas just kui keskmist sõrme mulle ütles, et nii, sa võid ükskõik mis mult võtta, aga nüüd seda viimast asja ma sulle ei anna. Seda sa mu elust ei elimineeri. Ma tegin tookord järeldused, et ma pean lihtsalt järelikult rohkem naudinguid erinevaid oma ellu kaasama ja tervislikke, et nad ei pea olema ebatervislikud. Ja ma olen ka seda teinud ja see on väga tore olnud. Ma olen aru saanud ka mikrobiomi rollist meie elus. Meie maos, meie soolestikus elab miljoneid mikroorganisme, kes kõik moodustavad mikrobiomi, mis on omakorda osa meie närvisüsteemist. Ta mängib väga suurt rolli meie kognitiivsel võimel ja öeldakse isegi, et see on meie teine aju. Ja öeldakse ka, et tegelikult kunagi inimene mõtleski selle alumise osaga, kus tuleb intuitsioon, et alles evolutsiooni käigus meie otsuste tegemine kolis üles korrusele. Nüüd mikrobioom on seda mitmekesisem, mida mitmekesisemalt me toitume ja mida mitmekesisem on, seda parem meile. Ja nüüd minu maos elab kohe kindlasti üks suur seltskond, kes toitub suhkrust. Ja nüüd kui ma otsustan suhkru enda elust eemaldada, siis need tüübid seal peavad ära surema. Ja nüüd kui ma olengi endale keelanud näiteks magusa söömist, siis nad saadavad mu aiu signaale mõtete näol, et tasuks võtta ette teekond poodi sinna magusa riiuli järgi ja riiuli juurde ja tuua midagi. Ja see ei ole nagu lihtsalt soovituslik, vaid see on nagu reaalselt elu ja surma küsimus, mida ta ongi nende
mikroorganismide jaoks. Et see on nagu päris tugev jõud, mis on seotud meie mikrobiomiga. Ja ma üldse ei alahinda seda. Nüüd aga tuleb tõele näkku vaadata ja lihtsalt tõdeda fakti, et see osa minust, see vana Ivar peab surema selleks, et uuel Ivaril oleks ruumi. See Ivar, kes õhtuti sööb magusat diivanil, peab surema ja et teha ruumi sellele Ivarile, kes tegeleb õhtuti loominguliste tegevustega. Et see surm ei ole minu jaoks midagi dramaatilist, et ma olen selle enda jaoks vägagi selgeks mõelnud ja isegi ütleme ilusaks mõelnud. Surmast tasub tähistada minu meelest. Ja samamoodi ka see mikrobioom on osa minu ökosüsteemist ja ma saadan ka neile signaale mõtetega, et ma saan neist aru, ma mõistan neist, aga paraku mul on teised plaanid selle kehaga ja something's gotta give, et nii paraku on, osa neist peab surema. Nüüd kogu selle võitluse vastukaaluks, mis ma pean magusaga, ma olen ka natukene pehmemat taktikat kasutanud, et läheneb natuke teistmoodi. Ma tean ju, et kui vastuseisule vastata vastuseisuga, siis tekitab see veel rohkem vastuseisu. Ja seepärast ma olen proovinud rohkem tunnetusest lähtuda, et ma ei keele endale midagi, kui ma tahan, siis ma söön, aga ma pean silmas piire ja püüdnud niimoodi opereerida umbes viimased aasta-paar. Aga olgem ausad, see pole lihtsalt tulemusi toonud, vähemalt sellised, nagu ma tahaks. Päris see ei tööta, see on natukene liiga tugev vastane. Aga miks ma üldse sellest magusa söömisest tahan lahti saada, et võib-olla ma oleks pidanud ka alguse poole sellest juba rääkima rohkem. Igal juhul, see muudab mind tuimaks. See muudab mu mõtted häguseks. See ei lase mul kontakti saada mu kõrgema intelligentsusega, mu looja tasandiga. Ma lihtsalt tunnen seda. Mu loovus ei lendle. Ma ei suuda genereerida ideid, olgu selleks siis kas nende YouTube'i videote tegemine või mingite tekstide kirjutamine või ükskõik mis valdkonnas oma elus ma tahan ideid genereerida või loominguliselt läheneda asjadele. Kui ma olen söönud magusat, ma ei saa seda teha. See hoiab mind asjade venitamise ja asjade edasi lükkamise tsüklis. Procrastination. See paneb mu südame puperdama ja ei lase õhtuti vahel magama jääda ja paneb mind vahel keset tööd lihtsalt üles ärkama ja tund aega lihtsalt ei saa und. Ja kõige tipuks see pidev pettumustunne endas. Et see on see üks asi, millega ma ei ole hakkama saanud, et millel on minu üle võimus, mitte vastupidi, nagu ülejäänud mu eluvaldkondades. Ütleme, paari aasta pärast oletame, et mul, ma ei tea, areneb sellest välja mingisugune diabeet või see pidev inflammation, mis mu maos on. See on eesti keeles siis põletik või ma ei tea, kuidas seda tõlkida. Kui keegi teab, kuidas inflammation tõlkida hästi, siis pange kommentaaridesse. See ei ole meie maale hea ja see pidev põletikuline keskkond, see on aluseks autoimmuunhaigustele ja jumal teab veel millele. See ei ole meie loomulik pH tase kõhus. Ühesõnaga, ja kui mul areneb välja mingisugune raskem tervisekahjustus ja arst või keegi teised inimesed küsivad mu kõrvalt, et kas sa siis ei pannud varasemalt midagi tähele, et pidid laskma asjal nii kaugele minna, et sa ei pannud tähele, et su süda kogu aeg puperdab ja sa ei saa magama jääda ja sa ei saa loominguliste tegevuste tegeleda ja sa ei saa oma potentsiaalil avaldada lasta ja sa oled pidevalt pettunud endas ja kas nendest põhjustest juba ei piisa, et midagi ette võtta, et sul ikka said lihtsalt sõid edasi magusat iga päev õhtul diivanile. Et see paneb mõtlema, et mis kaalukausil on, et mida ma ootan. Seega ma valin mitte minna enam kergema vastupanu teed. See väljend on ka juba naljakas natuke, et see vastupanu, millest ma just siin räägin, kergema vastupanu teed minek, vaid ma lähen siis raskema vastupanu teed, nii öelda. Pidades silmas pikemas perspektiivi, mitte lähtudes sellest instant gratificationist. Ma ei pane endale mingit tähtaega, et ma teen seda mingi perioodi ainult, sest viimast kord, kui ma olen tähtaja pannud, siis lihtsalt selle tähtaja saabudes ma söön üle ja seal ei ole mõtet. Et mul on varem ka töötanud pigem see, kus ma ei pane tähtaega ja lihtsalt ongi, et siit maast nüüd on niimoodi ja lõpuni välja, lõpmatuseni välja.
et jah, see on hirmutav teatud osale minust, aga siis ongi see, et mul lihtsalt tuleb sellega leppida, mitte anda mingi varuvariant, et varsti saab nagu. Ma lihtsalt ei osta endale õhtuti enam magusat koju. Kui keegi mulle kuskil midagi pakub, ma võtan või päeval kuskil midagi söön, aga ma lihtsalt eemaldan juba väga suure osa sellest, mis mind ajab elus tagasi nagu. Ja loomulikult teadvustan ma ka endale seda, et nii nagu ei ole võimalik saada 100% negatiivsetest mõtetest eluks ajaks lahti, nii ma ei eelda ka antud juhul seda, et neid mõtteid tekib järjest vähem elu jooksul, kui endaga tegeleda. Aga siis ongi, et mõni õhtu ma ilmselt söön veel magusat, aga peamine reegel on see, et ma ei osta endale magusat koju. Ja ma olen positiivselt meelestatud praegu. Ma olen juba nädal aega niimoodi olnud. Super hea on olla, nagu ka viimased tsüklid, kui ma olen juba magusat olnud. Lihtsalt enesetunne on palju parem, tuju on palju parem. Nii et ma saan hakkama sellega. Ja üks asi, mis mul veel nagu kergendust toob, on, kui mõtlen, et see on kerge. This is easy. Ja nii ongi. Tegelikult see on kergena. Mis see ikka siis? Ja kui ma mõtlen selle enda jaoks kergeks, siis see ongi kerge. Et vot selline jagamine seekord. Eks igal ühel on oma elus mingisugused teemonid, millega nad võitlevad. Mõne jaoks tundub võib-olla väga kerge, et mis see siis on, magusa mitte süüa nagu, et easy breezy. Minu jaoks on võib-olla lihtne mingist muust asjast vabaneda või mingi muu asi ületada, mis kellegi teise elus on. Või võib-olla üldsegi mõni peab praegu täpselt samasugust võitlust oma elus magusa söömisega ja sai kergendust, et ta ei ole üksi. Igal juhul ma kavatsen oma protsessi jääda dokumenteerima, kuidas mul sellega läheb. Ja siit saab alguse uus Ivar. Nii et aitäh teile kuulamast. Kohtume peagi.